Kui me 12. väljanäitusel võtsime teid vastu pooleli oleva vallamajaga ja segi songitud üles kaevatud Ammejõe vasakkaldaga, siis tänavu on olukord meile hoopis parem. Meil on pooleli koolimaja ja üles songitud Ammejõe parem kallas. Seal on pori, põhku, kõike, mida maal vaja on ja leidub. Loodan, et päev saab teil mõnus olema, sest elu meil kestab edasi. Rohkeid elamusi, kena ilma, kauplemislusti, ostu õnne. Kuulutan 13. väljanäituse Paunveres avatuks. Tere! Septembri viimase laupäeva hommikused teed viisid väga paljudel ühte paika Kesk-Eestis Palamusele. Just siin toimub sedapuhku 13. Paunvere väljanäitus ja laat ja inimesed on millegipärast võtnud selle nii omaks, et siia tullakse. Aga miks siia tullakse? Seda me täna üritame oma lühikese ülevaate jooksul Palamuselt ka teile teada anda. Täna on siin väljanäitus. Paunvere väljanäitus. Ja natuke lootsime ikkagi Kiirke Tootsi kanal. Veel ei ole õnnestunud, et võib-olla ei ole Kiir veel Venemaalt tagasi, et ma pean siin kohalike käest uurima natuke, et on teda siin nähtud või ei ole. Margus, mis arvad, mis on Paunvere väljanäituse fenomen? Miks siin nii palju rahvast on ja miks sa ise siia tulid? Mina käin siin iga aasta läbi, kuna ma Tartu kandis elan, et siis on hea siia tulla, aga ma arvan, et kõik on lugenud ju Lutsu kõiki neid teoseid alates kevadest ja suvest ja sügisest, et see on kuidagi selline, kuidas ma ütlen, omane koht, et kõik tahavad siit läbi käia. Kahjuks ei ole võib-olla nii suursuguselt kõik enam riides ja ei ole see on läinud massiürituseks, aga filmis, kui oli, siis oli tore vaadata, kui saadi oma kösteriga kokku ja oma õpetajaga kokku ja omavahel siin kokku. Et ma arvan, et selline väike nostalgia on kõigil vist peal. Aga kuivõrd tähtis on see, et siin laada kõrval on ka väljanäitus, nii nagu kunagi Luts seda kirjeldas? Ma arvangi, et nii-öelda Paunvere laat ongi ju üks klassikalisemaid laatu üldse Eestis, et siin on kõik need asjad olemas, ehk siis väljanäitused ja lõbustused ja orkester mängib popsit täna näiteks ja et selles mõttes, et ongi klassikaline laat, et väga palju on ju selliseid laatu või väljamüüke, kus ainult tehakse äri, et siin on nagu asjad teistmoodi. Kuidas see arbuus ja melon Eestimaal valmis saab?
kui on väga hea suvi, siis kasvab ja kui on kehva suvi, siis ei kasva. Möödunud aastal väga ebaõnnestus, ei tulnud hästi välja. Väiksed arbuusid tulid, tillukesed, vaeva nähti palju ja see aasta suurepärane ja väga maitsvad. Just. Aga kus kandist te olete? Rakvere tüdrukud, jah. Ja müüvad Jõgevamaa arbuusi, vot niimoodi. Sellepärast, et siit saab nunnu siin näha. Ja laadaõhkkond on alati huvitav olnud ja hoopis teine kui tavaliselt kuskil poes käia, on ikka laada peal käia. Oskagi öelda, eks ikka Palamuse laat tundub ikka nagu kõige õigem laat olevat. Väikseid laatasid on igal pool üle Eesti, aga Palamuse laadale lihtsalt tuleb tulla. No ja miks te siis siia Paunverre täna tulite? No huvi pärast, mis siin müüakse. No ja kuidas tundub? Oi, väga suur laat. Väga suur laat. Olete enne ka käinud? Ja iga aasta. Jah, iga kord oleme käinud. Otsime kalaturgu, juhatage, kus on. Nii et kindel siht täna kalaga koju minna. Öelge, proua, latikas on ka teil enda suitsetatud või? Ikka. Ja kes see püüdmas on käinud? Ja kes see püüdmas on käinud? Võrgud ette ja kala kätte. Kas tuleb kalaga hästi? Ikka tuleb, aga varsti püüd läbi. Ja mulle meeldib laadal käia, mul on välja valitud laadal, kus ma käin. Ja ma ikka käin siin, tirukaid ja Ja mis laadad need on, kus te siis käite? Vasselinna vanajapäevad ja Vasse Kuuste laat ja Aga Paunvere? siin on suur laat ja siin on tore. Rahvast liigub, kustetakse. Keegi küsis veel ühte, aga ma ei mäleta ühte nagu kes küsis. Siin saab osa suurest kultuurielust. Peale selle saab üht-teist osta, saab vahetada ja saab kena nädalavahetuse siin pidada. Sellepärast peabki ta siin nädalati ära käima. Ise teeme, ise müüme. Ja, meeste abiga, nemad teevad plaadid valmis. Suur laat on. Alustame me kevadel Türi-lillelaadaga ja lõpetame Palamusega. Või see on meil hobi, mis aeg-ajad sisse toob. Te olete teinud nüüd kohe päris mitu ostu, mulle tundub, et mis te siin olete endale saanud? No ikka sinki sain. Nii et taimed tahavad singiliha. Ja et siis kui maa sisse panna, siis see hästi kasvab. Või olla küll. Aga mis taimed need on? Isane astelpaju. Vot see on see tähtis asi, mida mul puudu oli. Ja teine on vist õunapuu või? Ei ole, teine on suur sinine ploom. Jutt nii. Väga tore. Aga öelge, härra, Paunveres on tänagi hästi palju rahvast nagu iga aasta ja te olete ilmselt ka varem käinud. Kindlasti olen. Öelge, miks nii paljud inimesed tulevad Paunvere väljanäitusele, mis te arvate? No esiteks on see hästi soodne koht. Ja siin on väga palju kuulsusi olnud. Paunverest, koolist juba. Ma tulin vaatama, kas see puu, mis kukkus sauna peale, on nüüd taastatud. Ja ongi, saun on terve. Väga tore. Ma hakkasin sõitma Põlvamaalt ja kella 9 olime kohal. Aga kus see mõte tuli? See on juba aastaid see mõte, iga aasta oleme käinud. Nii, ja mis kõige rohkem siin siis täna küsitud on, mida ostetud? Vahvlit ja siis on marineeritud seen. Ja kuidas te seda marineerite? Mina ise ei tee seda, mun ema teeb. Ma ei ole veel seda ära õppinud, kuidas see käib.
aga minu teada on ta niimoodi, et alguses tuleb kupatada ja siis läheb alles marinad peale. Et ma täpselt ei tea, et ma ise ei ole teinud, et mul ema alati teeb. Aga kes need seened metsast koju toob? Mina ja ema tavaliselt. No proua, te proovisite nüüd seeni ja hindasite umbes sellise pilguga, nagu te ise ka teeksite neid. Aga loomulikult. No ja. Me käisime eile tütrega seenes ja me korjasime 8 korvi seeni. Oi! 8 korvi, valged kruustik. No kuidas te jõudsite metsast välja tuua? Käisite mitu korda? Siis läksime jälle, korjasime ja jälle, niimoodi korjasime. Aga proua, öelge, miks teie Paunvere väljanäitusele tulete? See on traditsioon. Meie mäletame, et me saast eest kogu aeg käinud. Ma arvan, et siin tuleb maarahvas kõik kokku. Ja väga tore on siin käia. Marika, mis on sinu arvates see, mis pärast inimesed siia Paunvere väljanäitusele üldse tulevad? No siin on, ma arvan, et päris mitu põhjust, aga kõige tähtsam on ikka see emotsionaalne. Ega niisugust Paunvere väljanäitust, seda on üks ainukene maailmas. Aga kui talle anda niisugune laadamõõde, siis ta muidugi suuremat üritust laata ei ole vist Eestis küll peaaegu et olemas. Muidugi see kõige peamine põhjus võib-olla veel on ka see, et ikkagi siin on ikkagi niivõrd palju neid ettevõtjaid, väikeettevõtjaid Eesti omasid koos. Kui ma kuulsin täna, et kui eile siin olid juba registreerinud 800-900, siis täna on 1000 viimase seisuga. Et ma ei kujuta ette teist sellist kohta, kus saavad ettevõtjad tulla, oma kaupa müüa, kaubelda, mahetootjad,
kõik iganes, mis siit võib ära osta. Ja ega nendel kaupluste kaudu müük ju ei ole sugugi mitte, et kergem. Ikkagi siin saad otse küsida ja vaadata ja katsuda ja maitsta. Hei, 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 ja sina looduse kroon. Hei, 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 tule jaama. Võtta kaasa tromboon. välja ikka siuksed kultuuriürituse moodi sündmused nagu hansapäevad ja see Palamuse-laat on niisugune kultuuriüritus. Aga mitmendat aastat see kõige sümpaatsem väljanäitus üldse? Nagu ma aru saan, siis olete Põltsamaalt? Jah, Põltsamaa Lossihoovist, Käsitjao-kojast. Just seal. Mis koda see selline on? See on niisugune koda, kus 2 käsitöömeistrit teevad oma tööd iga päev ja näitavad siis, kuidas see töö käib ja mis tooted tulevad. Ja mida te täna siin Paunveres pakute? Lapitööd ja niisugust rahvuslikku tekstiilasja, et on kodutekstiil triibusarjast ja siis teeme ka kangastelgede peal kõike niisugust õlasalle, suuri rätte, kõiki niisuguseid põrandavaipu, niisuguseid. Aga põhitoodang on ikkagi see triibusari, kus on pajalapp, kannusoendaja, siis on need kindad, pajakindad ja niisugused muud pisikesed vidinad, kandekotid, käekotid ja siis on niisugused rahvuslik tekstiil põhiliselt. Mis te arvate, miks siia nii palju inimesi Palamusele kokku tuleb? Traditsioon, juba pikaaegne traditsioon, et ikka sügisel tullakse ja vaadatakse need põllusaadused üle ja kõik muu, et niisugune käsitöö ja kõik see, koduski tõstad ringi need suvised asjad sügise asjade vastu ja siis ikka vaatad, et midagi on puudu ja inimesel on hea tulla, et niisugune Kesk-Eestit või lõuna pool keskust nii-öelda, et ikka on, tulevad inimesed ja niisugune ilus ilm on nagu täna, siis on super sehkaskata. Aga olles siin koha peal, tegelikult on siin ju tegevust kui palju ja igale maitsele võib leida midagigi. Ja see kehtib ka kõhupoolise kohta, nii et aga muidugi see mass on meeletu, ükski vist Eesti vabaõhritus vist ei või kiidleda nii paljude inimestega kui siin Paunveres. Ja ilm on muidugi super, see kutsub rahvast kokku. No siin on olnud palju rahvast ka palju kehvema ilmaga, nii et ilmselt ei ole ilm ainus. Aga on siin võib-olla miski veel, mis tõepoolest, et Paunvere väljanäitus pannakse kohe aastas oma plaanidesse kirja ja tullakse. Aga huvita, miks? Tegelikult on ka see koht iseenesest mängib kaasa ju. Ja kui vaatad seda müüjadki siin, siis on ikkagi natuke selle kevade stiilis isegi Tõnissoni, Lible ja Tootsi nii-öelda. Kui sa selle väikse nüansi endale juurde poogid, siis on kohe rohkem kliente ja tegelikult on see väga armas ja inimestel on hea äratulmisrõõm ja soe südames. Tere, jõudu! Tere! Te olete nüüd siin nunnu järjekorras. Ja. Mida te siin näha loodate? Suuri kõrvitsaid. Kus te teate, et kõrvitsad suured siin on? Ei teagi. Paistsid siit natukene eest. Ma mõtlesin, et terve platsi peal juba räägitakse suurtest kõrvitsatest. Ei. Aga öelge, teie arvates, miks inimesed tulevad Paunvere väljanäitusele ja et neid nii palju siia kokku tuleb? Mis see põhjus on? Uuesti jälle Paunveret näha. Võib-olla ka seal muuseumis käia. Meenutada seda filmi nii-öelda. Idülli, jah. See ilmselt ongi nagu põhjus. Aga teie isiklikult? No, me tulimegi nagu vaatama, kuidas see suur laat välja näeb, et
et lapsele näidata. Ja kust kandist? Tegelikult Tallinna lähedalt. Nii pikk tee ette võetud? Ikka. Väljanäitusel on nüüd käidud ja nunnud üle vaadatud. Mis kõige rohkem pilku püüdis? Suured kõrvitsad. Ei ole nii suuri enne olnud või? No ma ei tea, kas on olnud enne, aga mina ei ole enne nii suuri näinud. Olete enne ka käinud? Jah, mul on see 3. kord. Mis te arvate, miks üldse siia nii palju inimesi tuleb? Siukene ilus sügise algus ja suve lõpp ja ilusad ilmad on juhtunud ja tulevad lihtsalt vaatama välja, siis oste tegema sügise asju. Ma arvan, et rahvale meeldivad niisugused üritused ja siin on siukene hea suur väljak, kus käia, rahvas liigub ja müügikohti on palju ja siuke tore koht. Silma jäid just eriti kõrvitsad ja oskavad kõrvitsad kasvatada. 150 kilo kõrvitsad annab ikka. Te ise ka kasvatate midagi? Jah, ikka, vähehaaval. No aga ei ole ka mõni aasta olnud niisugust saaki, mida oleks tahtnud siia tuua? Ei ole. Siin abikaasa võttis tänavu porgandid ja kartuleid ja ma ajasin vaata, mis kõlbab nunnu näituse viia. Et vali välja sealt siis. Aga noh, kahjuks ei olnud. Ei tulnud ette? Ei tulnud ette. Vabandust? Nii suur kõrvits, mida te äsja nägite, on võimalik endal ka kasvatada äkki või? Ma ei oska öelda, ma pole proovinud, ma olen üks vähem kui aasta maainimene olnud. Aga kõrvitsad kasvatate küll? Ei, veel ei ole kasvatanud, ma olen pisikese lapsega kodus ja ma veel ei ole jõudnud. Mul oleks vaja ühte nii suurt kõrvitsat umbes alustuseks. Aga käisite nüüd siin teisi nunnusid ka vaatamas? Ma ei mallanud järjekorras seista, ma tegin hästi väikse tiirusid keskelt laua ümber, taatsin, mis lastealapsed on meisterdanud. Vahvad asjad? Väga armsad. Aga mis te arvate, miks üldse septembri viimasel nädalavahetusel väga paljud inimesed üle Eesti leiavad selle palamuse üles ja tulevad siia Paunvere väljanäitusele? Ma ei oska nüüd palamuse kohta võib-olla kommenteerida, iseenesest koht on lihtsalt väga armas, aga ma arvan, et praegu on väga õige aeg aeda igasugust head paremat hankida, kevadlillesipulaid maha panna ja põõsaid istutada ja suurem kire on möödas ja nüüd on mõnus nokitseda. Kas te ise olete teinekord mõelnud ka, et tegelikult Paunvere väljanäituse kohana on ju ideaalne, kes ei oleks Lutsu kevadet lugenud ja suve ja kus ju ikka see väljanäitus on väga olulisel kohal olnud? Natukene ma joriseks sellega, et ülerahvastatud on, et see peaks plats ilmselt natuke suurem olema. Mina olin lapsevankriga tõsises hädas, et ma suutsin ühe korra läbida selle platsi ja siis ma vajasin nagu tõsist puhkust. Et natuke suurema territooriumi peale ilmselt võiks hajutatud olla, et ma ei tea, võib-olla korraldajad ei oodanud nii suurt populaarsust lihtsalt, et rahvast on ikka tõsiselt palju. Aga laps kasvab ja siis tulete juba varsti tipa-tapa? Jah, kindlasti tulema. Kas tohib hetke tülitada? Aga palun. Te olete täpselt niisuguse väljanägemisega, et teil on hästi terav kriitikameel? Ei ole. Absoluutselt mitte. Aga kui ma palun teil nüüd hinnata seda väljanäitust, mis te kostate? Väljanäitust? Ei, kriitikat ma küll ei ütle selle kohta, mitte midagi halba. Aga mis nagu meeldis? Meeldis, need kõrvitsad meeldisid väga õigelt. Ka kuskil nii suur kõrvits kasvab, kes seda usub. Kui poleks näinud, poleks uskunud? Ei oleks uskunud. No mõni ütles siin ka, et kindlasti on sees tühjad. Tühjad või? Vot, mõni käis ja koputas küll, aga ma ei oska öelda. Kas selle järgi saab kindlaks teha, on ta tühi või ei ole? No samas, kui nad üle on kaalutud ja kui siin suuremad kõrvitsad on siin 150 kilo ja üle 70 kilo, siis järelikult nad ikka vist ei saa sees tühjad olla. Ma arvan ka. Aga üks proua ütles, et kuidas see küll seal üleval niimoodi rippus. Aga teine arvas, et ta võib-olla kasvas maa peal. Ju ta ikka maa peal vast kasvaski. Ma arvan ka. Aga mis teile veel silma jäi? Silma jäi sibulad. Suured sibulad. Teil endal ka aias mõned sibulad? Ei, köögivilju ei ole. Aga mis siis on?
lihtsalt iluaed, taimed, lilled. Kus kandist te üldse olete tulnud? Tartust. Ja niisugusel ilusal sügispäeval otsustasite tulla siia suure rahvamassi sisse. Miks? Ikka, no kuhu veel siis sellisel ilusal päeval minna, kui mitte siia? Olete enne ka käinud? Iga aasta. Aga huvitav, neid on päris palju, kes igal aastal tulevad. Mis te arvate, miks Eesti inimesed tulevad Paunvere väljanäitusele? No kindlasti üks suurim, mis üldse on ja niisugune, no see on hoopis teistmoodi kui muud laad. Uskumatu elamus, et nii palju häid inimesi kõike koos. Ja kuna Palamuse seostub alati ikka Oskar Lutsu ja kevadega, see on tunda, et nendel inimestel on kevad hingest, mis sest, et väljas on sügis. Aga mis te arvate, miks siia nii palju inimesi üldse tuleb? Ma usun, et mitmel põhjusel. Kõigepealt see on selline traditsioonne koht, kus inimesed kokku saavad. Siis laada oleks ikka, inimesed tahavad tutvustada oma kaupa. Isegi kui võib-olla maasvajal see kaup eriti ei lähe, aga see on mingil määral reklaamüritus. Kuid inimesed tahavad ka lihtsalt kokku saada, omavahel rääkida, vahetada uudiseid ja kas või vahetada mingisugust infot sellest, kuidas raskel maasvajal hakkama saada. Ja nagu inimeste nägudest on näha, ajad on küll rasked, aga inimesed on rõõmsad. Kus kandist Pillimees nagu pärit on? Aste poiss Kuressaarest ainult 10 kilomeetrit pärast Saia peatust. Nii, aga miks Palamusel? Sellepärast, et see vana traditsioon, me oleme käinud juba aastaid siin. Aga miks? Miks? Sest mulle meeldib ikkagi see vana traditsioon imelikuga ja kiire onuga, kus tal tagumik jäi naks lava külge kinni. Ja see meenutab minu lapsepõlves, kui ma nägin seda filmi, siis ma tulin alati siia, et passida see asi, et saada seda hõngu ajaloost tunda. Ja see traditsioon jääb mulle alatiseks hinge. Ja ma tulen järgmine aasta, olen platsisel. Mina küll ära ei anna. Urmas Astel, kui nüüd Oskar Luts oleks täna siin teie kõrval, millega ta rahul ei oleks ja mida ta kiidaks? Ma ei oska sellisele küsimusele küll hoobilt vastata, aga ma usun, et ta oleks rahul, et me oleme tema mälestust ja Paunvere nime ikkagi püüdnud üleval hoida ja auses hoida. Aga millega ta ei oleks rahul? Rahvast on pisut vähe. Annab siia veel rohkem mahutada? Eriti ei anna, ma usun, et me oleme oma piiri saavutanud. Mis on see fenomen teie meelest? Miks Eesti inimesed on selle Paunvere väljanäituse omaks võtnud? Ma usun, et peamine põhjus on kindlasti seesama Oskar Luts, kes sellele oma loomingu ja tema loomingu põhjal tehtud filmidega on aluse pannud ja
ja võib-olla ka teine põhjus on see, et see on ikkagi maaelu propageerimine ja võimalikkuse näitamine ja võib-olla osadele meie seast läheb see korda. Tallinnas on oma näituste paviljonid, Tartus on oma näituste väljak. Mulle tundub, et oleks aeg vist Paunveresse siia Palamusele ka hakata Paunvere näituse väljakut püsti panema. No ma ei oska nii uhkelt ja julgelt mõelda. See tõenäoliselt ei ole ka meile jõukohane ja meie siht ei ole selle üritusega raha teenida, rikkaks saada. Aga katsume vast nii jätkata umbes samamoodi, nagu me oleme see 13 aastat nüüd teinud. Te olete alati väitnud, et see Paunvere väljanäitus tegelikult majandab ennast juba ise ära ja vald ei panusta siia oluliselt maksumaksja raha ja ega nüüd oluliselt ikka rikkaks ka ei saa. Aga kes võiks või kas üldse saab selle Paunvere väljanäitusega rikkaks ja mille võrra? Kui me nüüd tahaks seda äriks pöörata ja annaks selle korraldamise äriühingu kätte, siis kindlasti on võimalik ka siit raha teenida, aga me mõtleme rohkem oma rahva peale, oma valla peale, võib-olla ka oma maakonna peale, siis tundub, et see on ka üks maakonna tippüritusi ja proovime luua oma inimestele seda võimalust või anda talle seda õnge või tiiki või kus ta võiks kala püüda, et teostada seda abi, mida oma valitsus ärile peaks aitama, osutama, tegema. Aga kas teie arvates on võimalik, et siin keegi ka millegi võrra rikkamana minema läheb? Kindla peale ma lähen siit ise igal aastal õhtul rikkamana, tüdinud, väsinud, aga ma lähen siit tavaliselt hea tundega ja ma olen midagi uut näinud, kogenud. Ma arvan, et minusuguseid on hulga. Aukirjade ja kiituskirjade jagamine. Palamuse valla tänu ja kiituse kiri. Kiituse kirja on välvinud Vaike Pärn. Palamuse valla tänu ja kiituse kiri Kotka Kelder stiilse väljanägemise eest. Järgmine aukiri on Pruuli Kaska talule suurte ja uhkete tomatite eest. Rethel Kotal vaimukate viljade eest. Laine Pärn ootud lapiteki mälestused eest. Merike Kampus toreda Afrika karbi ees. Palamuse lasteaed väga armsate käsitööde ees. Alex Veinekin Tammetõrudest näitija ees. Kärt Tallinn vägevate rebase sabade ees. Haapsalu sanatoorne internaatkool väga ilusate käsitööde eest. Väga säravate klaasitööde juhendamise eest. Viljandi Kaare kool väga kaunite käsitööde eest. Kuremaa lasteaed algkool väga kaunite käsitööde eest. Tabivere gümnaasium väga kaunite käsitööde eest. Tublid tüdrukud. Toivo Ennok väga hea õpetamise eest. Lilli Pärn kaunite käsitööde eest. Liina Laansalu kaunite käsitööde eest.
Kristin Lainemäe kaunite käsitööde eest tulebki kauniti. Palju õnne. Palamuse Kihelkonna kooli muuseum. Kiiduväärt oli teie abi 2010. aasta laadal ja väljanäitusel aktsiaselts Eesti Pagar. Kiiduväärt oli teie abi 2010. aasta laadal ja väljanäitusel. Eret Tammistu stiilse väljanägemise eest. Sille ja Kadi Kiho stiilse väljanägemise eest. sa ju tuled 25. septembril Paunvere väljanäitusele. Pane siis juba laadarõivisse nagu muiste ja võid Palamuselt miljonärina koju minna. Muu väljanäituse mõnu saad muidugi päälekauba. Igatahes ilmtingimata. 1 000 000 senti puhast raha. Väga meeldiv koht, jah. Meil on usun, et nüüd, kui te seda telepilti vaatate, olete kõik kenasti oma kodudesse jõudnud ja ikka heade muljetega Paunvere väljanäituselt ja laadalt. Usun ka, et olete võtnud sealt kaasa tubli Annuse toonust üle elamaks eesseisvat sügist ja talve ja et järgmisel kevadel taas seeme mulda panna uute nunnude kasvama paneku nimel. Kui teid aga huvitab, millised nunnud said Paunvere väljanäitusel sedapuhku premeeritud, siis külastage Palamuse valla kodulehte, seal on kõik täpselt kirjas. Aitäh teile, kes te Paunvere väljanäituse korraldasite ja kes te sellest osa võtsite. Kohtumiseni aasta pärast.